Elame täna ellujäämise maailmas, kus inimene pole suutnud kaitsta loodust ahnuse eest. Mis edasi? Selles saates räägime mesilaste kadumisest Ameerikas, Euroopas ja Eestis. Eesti mesinike murest, mis viinud allkirjade kogumiseni, kuidas mesilane ohverdab oma elu oma mee puhtuse nimel. Tere, täna on meil siis saade mesilastest ja seks puhuks olen ma siia kutsunud siis 3 mesinikku ja 1 analüütiku Keskkonnauuringute Keskusest. Ja minu esimene küsimus teile ongi, me teame, et vanadel eestlastel oli vähemalt 3 püha putukat, sipelgas, mesilane ja ämblik. Ja me teame, et mesilased korjavad meile mett ja tolmeldavad ka taimi. Mida head mesilased meile veel teevad? Mesilased annavad inimestele just nimelt toidulauale väga palju. Öeldakse, et iga 3. suutäis tuleb tänu mesilastele, tänu tolmeldamisele. See on ikka tema põhitegevus. Kõik võimalikud erinevad mesindussaadused ja ühelgi teisel elusorganismil nii palju neid ei ole. Et siin kui kokku lugedes tuleb pikk rivi ja kõik on ka inimesele vajalikud. Kui kaua teie olete mesinikud olnud? No, mina olen 18 aastat olnud mesinik. Circa 30 aastat ja natuke peale ikka. Et iseseisvat mesindust väga lühikest aega, et 3. aasta. Kuigi mesiniku perest pärit, et... No minu saate idee tegelikult sündis ju nähes Maire Valtini poolt üles pandud petitsiooni. Kui ohustatud see mesilastega töö on läbi nende aegad olnud, ütleme, kui vaadata aastakümneid tagasi? Kui puhas või saastunud see loodus on olnud, millised ohud on olnud, kas oli vanasti mingeid probleeme? Kui siis ainult karud ja võib-olla väga vähesel määral äkki ka nugised, aga ei tuntud varro lesta, ei olnud sellist kahjurit, olnud põllumürkidega probleeme, nii et lausa lust ja lillepidu oli mesindamine tol ajal. Aga kunstpõllumajandus oli ju juba peale sõda vist. Ka Eestis väetati ja midagi seal võib-olla umbrohutõrjet siis kasutati. No need kogused olid ikka väga-väga väikesed võrreldes siis sellega, mis võib-olla tänapäeval meie keskkonnas on. Nii et ütleme 50-ndatel, 60-ndatel aastatel sellega mingit probleemi ei olnud? Ma lisaks tõesti, see ei olnud Eesti probleem, aga mujal maailmas oli isegi ma ei mäleta täpselt, mis aastal see Abimondia konverents oli, kus tõesti arutati DDT ja teiste pestitsiidide toksilisust mesilastele, nii et see probleem on olnud tõesti eelmisel sajandi keskel ka. Ja võib-olla selle kohta võiks öelda nii palju ka, et mesilasperede arv on tegelikult mitmetes kordades vähenenud. Ja siis oli nagu selline puhkeaeg jälle väike, vahepeal võiks öelda? Tundub nii, jah. No samas ma tahaks öelda, et kui juba korra on harjutud intensiivpõllumajandusega, et ega siis ühe mürgi koht ei jää tühjaks. Täpselt nagu looduses, et kui mürgimajanduses tühja kohta ei sallita, et üks on ära keelatud, et siis rakendatakse mõnda teist. Ja lootus on ainult selle peale, et too teine on siis mõnevõrra täpsemini doseeritud väiksemate kõrvalmõjudega, mitte sihtmärkobjektidele, ei ole niivõrd kahjulik muule loodusele, aga see on ainult lootus. Oli vist niimoodi, et DDT asemele tulid peamiselt püretroidid, et püretroidid oma alguse võtavad ühest taimest pärit mürgist, ehk siis tema päritolu on algselt looduslik, hiljem hakati loomulikult tootma neid sünteetiliselt ja nad on praegu ilmselt kõige laiemalt tarvitatav putukamürkide grupp üleüldse. Et nüüd, kui vahepeal tulid mängu neonikotinoidid, siis püretroidide osakaal vähenes. Nüüd, kui Euroopa Liidus neonikotinoidid on siis 2-aastase kasutuskeelu all, siis püretroidid tulid jälle asemele tagasi. Tegelikult juhtus niimoodi, et tänu siis mesilaste kollapsi sündroomi tekkele Ameerika Ühendriikides hakati otsima põhjusi, et mis siis kollapsit võis põhjustada. Ühe süüdlasena pakuti välja neonikotinoidsed putukamürgid, selle tagajärjel hakati neid mürke väga hoolikalt uurima.
nii et neonikotinoidid on praeguseks ilmselt kõige hoolikamalt uuritud putukamürgid üldse ja uuritud just selle koha pealt, et millist mõju nad avaldavad putukatele, kuidas nad organismi kogunevad, mida nad seal täpselt teevad. Püretroide ei ole siiamaani nii hästi üldse uuritud, nii et tegelikult me teame nendest palju vähem. Milles seisnes see mesilaste kollaps seal Ameerikas? No nii, sellest võiks rääkida ilmselt mitme saate jagu aeg. No, asi ise ütleb, et midagi kukkus kokku, jah, midagi peaaegu kadus ära. Ma ütlen ainult paari sõnaga, et põhimõtteliselt see nagu halvab mesilase närvisüsteemi ja mesilane nagu ei osanud enam midagi teha. Ta nagu unustas oma funktsioonid ja tavapärase elu nagu. Nüüd sa võid jätkata. Et kollapsist välja on pakutud ligemale 20 erinevat põhjust, et mis võiks nagu kollapsit esile kutsuda, mis on lõpuks sõelale jäänud, kui kõige tõenäolisem on siis viimastel aastatel või praeguseks juba kümnendil millegipärast eriliselt aktiveerunud uued mesilasviirused, mis ei ründa mitte üksikult, vaid kompleksselt. Viiruste esinemist raskendab varroalesta, mis on peamine mesilasparasiit, tegevus, kes nõrgestab mesilase organismi. Ei pruugi alati olla, aga enamasti on mängus mingi katalüsaator. Selleks võib olla taimekaitsevahend, selleks võib olla halb ilm, selleks võib olla mesiniku rakendatud valed hooldusvõtted. Euroopas kollapsit nii aktiivselt uuritud ei ole. Samas kollapsi tulemusel on näiteks Prantsuse mesinikud jõudnud selleni, et Prantsusmaal kõigepealt neonikotinoidid keelu alla pandi ja praegu on nad kohtusse andnud järjekordse putukamürgi nimega fiproniil. Eestis on väga raske öelda, et kas ja kuivõrd meil kollapsit klassikalisel kujul esineb, kuna seda väga põhjalikult meil uuritud ei ole. See on see mesilaste loomulik käitumine, et ta ei koole mitte tarusse, eriti juhul, kui ta ise teab või tunnetab, et ta on haige, sest sellisel juhul tema keha muutuks haigust tekitaja paljunemiskoldeks ja aitaks peres seda haigust edasi levitada. Lying in the grass in his garden, I could hear the bees buzzing. But I didn't know that I was watching the flowers having sex. The plants, my grandfather explained, are rooted to the ground. They can't run across the field and hug each other, but they can't have children on their own. What they need is a messenger of love, a bee. Kas see petitsioon oli ka tingitud mingist kohalikust kollapsist siin, mis on võib-olla mingi aeg kestnud juba või milles see nüüd otseselt? Viimastel aastatel on mesilaste suremus hästi palju suurenenud. Ma näitan see küll natukene aegunud materjali, aga igal aastal uuendatakse ja põllumehed kasutavad selles raamatus olevaid taimekaitsepreparaate ja neid on siin suurusjärgus üle 300. Ja teine asi on veel, eks ole, et suurusjärgus 2 kilomeetrit peab põllumees teavitama mesinikku, kui on selline vajadus tal kasutada. Aga mesina lendab kaugemale siiski 2 kilomeetrit. Ja siin on üks asjaolu veel, et tegelikult põllumees peab teavitama mesinikku teatud mürkide kasutamisel või taimekaitsevahendite kasutamisel. Aga on neid taimekaitsevahendid, mille kasutamist ta ei pea teavitama. Aga need on siis reaalselt kuskil läheduses olemas ja mesilane saab kahjustatud, aga probleeme ei ole. Seal ohutuslausete hulgas on selline, et ei ole kahjulik teistele putukatele, sealhulgas mesilastele. Ja et neid võib siis kasutada igal ajal, et ta korjab endale pesasse toiduvarud, kuhu kogunevad väga mitmesugused muud lisandid. Et kui isegi me pääseme väikese doosi otseselt putukamürkidega, aga kui sinna juurde tuleb siis fungitsiide või seente vastu mõeldud aineid, herbitsiide ehk umbrohutõrjet
siis lõpuks me ei tea, mida see kokteil endast kujutab. Küll aga on ühelt poolt olemas riiklikud regulatsioonid, mis käsitlevad siis näiteks seda, et mesilaste lendluse ajal taimekaitsetöid õitsval põllul teostada ei tohi. See, mis puudutab tuule tugevust, üle 4 meetri sekundis ei tohi tuul puhuda, et ei kanduks kõrval olevatele aladele. Teiselt poolt on igal taimekaitsevahendil oma kindel kasutusjuhend. Ma viitaks ikkagi ka looduslikele tolmeldajatele, et kui meie mesilane on inimese kontrolli all teatud piirini, siis loodusliku tolmeldaja suhtes ei saa mingit metoodikat niivõrd lihtsalt kasutada, et võt nüüd on tuulesuund või tuule tugevus. Ja küsimus on selles, et looduslike tolmeldajate lennuraadius on kordades väiksem kui ka mesilasel. Ma täiendaksin siin, et mesilane on selline huvitav putukas, et kui ta läheb korjama seda nektaritilka sealt õielt, siis tal on nagu väikene pump, mis töötab, et ta pumpab selle nektari omale meepõide, aga tema rasvkeha aitab seda mürki, mis seal või mingit võõrast ainet, mis selles nektaris on, kinni pidada. Nüüd ta lendab tarusse, paneb selle kärje kannu. Jälle, kui ta välja pumpab seda nektarit, siis jällegi peab tema keha selle võõra aine või mis seal siis on kinni. Ja samamoodi tõstab ta seda nektaritilka 4-5 korda niimoodi ümber, ennem kui sellest nektarist mesi saab ja iga kord peab tema rasvkeha selle võõra aine siis kinni ja sellega tema keha ühesõnaga nõrgeneb. Sealt tulebki see immuunsüsteem nõrgeneb ja tänu sellele siis võivad tulla ka teised haigused, mis siis tarudes levivad ja võivad levida. Mis tunne teil kui pikaajalistel praktikutel on, kas reegleid järgitakse? Minul on reaalne juhtum eelmisest aastast 2013, aasta põllumees 2007. Alati saab rääkida reeglite järgimisest, aga isegi siis, kui on mesilaste hukkumine tuvastatud reaalse toimeaine tõttu, siis sinna see asi jääb, sellepärast et esiteks peab olema metoodika veel, kuidas need kahjud määrata ja kellele need kahjud siis suunata, nii et see asi on tegelikult väga lahtine. Ideally, they'd spray at night. When the bees are in, by the time the material is dried and isn't so lethal, it's the next day, if they just spray it at night. If after this material has dried on the bloom, the bees bring that material back to the colony and feed it to the babies, 19 days later, we see an impact on the brood. We see brood die off. And it's the fungicide at work. And pretty much everybody knows it. Kas GMO-taimed ka mesilastel mingid probleeme tekitavad? Seda vist Eestis ei ole karta siiani või olnud? No GMO-d on ikka kindlasti karta, sellepärast, et ega põllumaad ei jätta oma plaane katki selle pärast veel. Kuivõrd on Eestis praegu GMO-taimede kasvatamine põldudel lubatud? Samamoodi nagu Euroopa Liidus. Euroopa Liidus praegu on teatud hulk GMO-taimi, mille kultiveerimine on lubatud, sealhulgas vähemalt 2 eriliiki maisi, millega on viimasel ajal aktiivselt tegelenud ka Euroopa Kutseliste Mesinike Assotsiatsioon on just see, et nüüd uue geneetiliselt muundatud maisiliigi Euroopa turule jõudmist ära hoida, kuna seal kasutatud tehnoloogiad võivad osutuda mesilastele ohtlikuks. Kui ka see GMO-kultuur on, siis mesilast oli teatud vahemaa. Et siin on veel omaette vaidlus, mis samamoodi praegu Europarlamendis vist juba toimus ära, hääletamine oli 19. märtsil oli siis GMO päritolu õietolmu sisalduse tähistamine vurritatud mees. Ehk siis, mis on peamiselt praegu Euroopa meeturu kaitseks, et hoida ära suurt mee importi siis valdavalt GMO-kultuuridega aladelt pärit mee eest. Siin me jõudsime nüüd mee kvaliteedi juurde. Kuidas see läbi aastakümnete ja aastate on muutunud? Meie siis tegime füüsikalis-keemilist analüüsi ja õietolmu analüüsi. Ja ma pean ütlema, et Eesti mees maisi õietolmu me ei ole leidnud. Kvaliteedilt on Eesti mesi väga hea. Sest tegelikult, nagu siin enne mainiti, et mesilane mitu korda filtreerib läbi, siis selge see, et see jääb kõik mesilasse.
Tegelikult mina tahaks veel öelda, et mesilane on see indikaatorliik, kelle suremus juba näitab seda, et asi on päris juba tõsine ja on vaja hakata midagi muutma. Näiteks Vietnamis, kui oli sõda, seal ameeriklased väga palju kasutasid pestitsiide ja seal on siiamaani piirkondi, kus ei ole inimestel elu võimalik ja seda nüüd, kas see elu on juba muutunud sobivaks, siis viiakse sinna kohale mesilaspered ja kui mesilaspered hukkuvad, siis ei saa ka inimene seal elada. Ja paraku praegu on seal veel selliseid kohti. Üks tähis võiks olla see, et töötame välja konfliktihaldusjuhendi, mis paneb paika õigused, kohustused, konfliktis osalevad osapooled, mida võib olla, või tavaliselt peakski olema 3, siis põllumees ühelt poolt, mesinik teiselt poolt, mingi riigistruktuur kolmandalt poolt, võib-olla lisandub veel keegi. Mesinikuna ma loomulikult loodaksin, et plaks homme päev oleks kogu Eesti põllumajandus mahe. Aga nii-öelda etteaimatavas tulevikus ma sellist asja ei näe, nii et ma olen väga õnnelik selle üle, et vähemalt see integreeritud taimekaitse põhimõte on nüüd aktsepteeritud. 21 aastat on Eesti Mesinike Liit tegelenud mesinike koolitamisega, teabepäevade korraldamisega, nüüd lausa mesilates praktikapäevade läbiviimisega ja õnneks nüüd on ka veel tal koostöö Eesti Töötukassaga. Nii et seal saab teha mesinike koolitust nendele inimestele, kes on maal ilma tööta ja kes tahaksid saada mesinikeks. Mao once ordered that the sparrows be killed because they robbed the people of grain. Billions of sparrows were killed. The result was a plague of insects. It was fought with insecticides. The bees also fell victim. Rumor has it that Einstein once said, "If the bees ever die out, mankind will follow 4 years later." I take a trip to the future. I'm astonished to find regions in China where they use so many chemicals that all bees have disappeared. No other country can afford to ask itself the question currently being posed at the University of Beijing. Who's better at pollinating, man or bees? Science answers with a definite, not man.